me oleme täna Hausgaleriis Hanna Milleriga, kes on Henn Roode tütar ja sellel põhjusel, et me tähistame näitusega siin galeriis Henn Roode 100. sünniaastapäeva ja kes võiks olla sellele kõigele lähemal ja jagada oma kogemusi, oma mõtteid, oma tundeid seoses selle olulise kunstnikuga, Eesti kunsti ühe olulisema modernisti Henn Roodega. Mina olen Henn Roode loominguga kokku puutunud juba ammu ja mäletan väga hästi ka teie Raua tänava korterit, kui sinu ema veel elas ja seda tööde kollektsiooni, mida me seal omal ajal ka emaga vaatasime, nii et mitmed tööd, mis täna Hausgalerii seintel on mulle ka tuttavad ja sa oled seda pärandit nüüd juba pikalt hoidnud ja sellega tegelenud, mis on ka tegelikult põhjuseks, et meil on see ühtepidi küll ka selline näitus, kust Henn Roode on olnud esindatud ka meie ooksjonitel läbi aegade, kui me räägime meie kunstiklassikast ja me räägime ka meie moodsa kunstiklassikast ja räägime modernismist laiemalt, et modernistiks on Henn Roodet kõige pädevam nimetada, sest ta oli äärmiselt otsinguline kunstnik ja väga sügavalt kunstile, kunsti sisule ja kunsti tehnilisele võttestikule ja sellele absoluutse idee ja sisuotsingutele pühendunud autor, kelle jaoks ei olnudki niivõrd olulised ehk kõik need kompositsioonilised piruetid, vaid pigem asjade, esemete ja nende maailmade olemus, mida ta oma töödel kajastas ja siis samamoodi see olemusega seotud eksperiment, et sellest on nagu mitmeid lugusid ka, kuidas ta sellesse maailma olemusse tungis ja kui analüütiline ta tegelikult oli. Henn Roodet on tema noorusaegadel peetud väga selliseks flamboyaarseks persooniks, väga atraktiivseks ja väga seltskondlikuks persooniks, aga olles ka üks nendest kunstnikest, kes Nõukogude aja alguses represseeriti ja Eestist välja töölaagrisse saadeti, et siis see kindlasti jättis tema elule jälje, et need on kõik need teemad, millest me täna, Hanna, sinuga räägime, nii tema loomingust, tema persoonist, tema isiksusest ja ma arvan, et mitte alati ei ole meil seda võimalust niivõrd lähedale ehk minna nendele kunstnikele, kes mingit pidi on juba muutunud sellisteks kultuskunstnikeks, kes Henn Roode minu jaoks kindlasti seda on ja ma arvan, et väga laia kunsti teadva ja kunstitundja publiku jaoks 100% samuti. Millisena sina tütrena oma isa mäletad? Ma ei julge öelda, kas ma tundsin teda piisavalt, kindlasti oleks olnud ilus ja tore olla isaga koos veel mitmed aastakümned ja kindlasti oleksin ma siis tundnud teda paremini. Aga ma julgen öelda, et meil oli õnn kasvada üles õega väga soojas, väga armastusega täidetud kodus ja see oli nii isa kui ema poolt niimoodi. Ja eelkõige on mul välimuse järgi isa meeles niisuguse pikka kasvu ja tegelikult väga hea välimusega härrasmehena. Ja ma ütleks, et ta oli saanud sellise klassikalise hariduse omal ajal Vestholmi gümnaasiumis, ta valdas mitmeid võõrkeeli, näiteks meie kodune raamatukogu koosnes mitte niivõrd eestikeelsetest, kuivõrd saksa ja inglise ja prantsusekeelsetest raamatutest, mida isa armastas ka väga lugeda vabadel hetkedel, et ta ei olnud selline telerivaataja inimene üleüldse. Ja isa oli väga soe, väga meid hoidev, väga rahulik, väga arukas, ma ei ütleks, et õigemini ma saan öelda, et me ei saanud kunagi riielda niimoodi tõsiselt või raskelt millegi eest, löömisest ei olnud juttugi tõepoolest.
vanemad hoidsid, mõistsid meid kuidagi väga rahulik ja arukas oli see kodune keskkond ja meil oli õnn veeta isaga ja emaga väga pikad suved maal, sest isa vabakutselisena sai endale seda lubada maal töötada mere ääres ja ema õppejõuna sai ka korraldada nii, et tal olid pikad suved vabad. Mida see vabakutseline tolles ajahetkes tähendas teie perekonnale? Kindlasti selle vabakutselisusega tänases päevas kaasnevad hoopis teistsugused väljakutsed kui tollel nõukogude ajal ja eriti Henn Roode vaatepunktist, kes oli ju mingit pidi ikkagi pidada nagu represseeritud kunstnikuks, eks ju, et kuidas ta sellesse nõukogude süsteemi sisse elas või kuidas ta sellega haakus, kuidas see teie igapäevast elu mõjutas? See on tegelikult väga hea küsimus, ausalt öeldes, sest selle küsimuse peale ma usun tänapäeval väga paljud ei tulekski. Ja mina pean ütlema, et mina koolis kannatasin sisemiselt kergelt selle pärast. Et kui teised ütlesid, et ema oli müüja, isa oli autotöökojas, mingi monteerija või insener, siis see oli nagu normaalne asi. Aga mina pidin ütlema, et isa on vabakutseline kunstnik. Ja siis kõik vaatasid imelikult, kas ta siis teeb ka midagi või mis asi see siis on või mis koht see on. Et see oli nagu niisugune lapsele, kus lapsena kõik tahavad ju olla kuidagi sarnased ja sellised ühtemoodi ja oli see kuidagi nagu alati niisugune veidi ebamugav ülesanne, kui me pidime ütlema, et kellena vanemad töötavad. Aga ma usun, et see otsus, et isa töötas vabakutselisena, et see oli tegelikult ema ja isa nii-öelda kokkulepe ja ema teadlik rollivalik, sest ma mäletan, ema on seda korduvalt öelnud, et isa oli andekam. Ma jätkaks sealt, kus mõtte pooleli jäi, et ema ilmselt otsustas, et tema saab nii-öelda perekonna ülalpidajaks kindla palgaga, võttis vastu õppejõukoha, et siis isa saab rahulikult töötada. See oli nagu see teadmine, mille ema meile õega siis edasi andis ja nii see ka oli, aga ja ma pean mainima meelde tuletuseks seda, et ema tegi ju koos isaga selle sama Siberi läbi, aga nad ei olnud muidugi samas kohas, samas laagris, aga põhimõtteliselt täpselt selle sama asja tegi läbi. Aga isale nagu õppejõu kohta ilmselt ei tahetud usaldada siiski, et mine tea, mida ta noortega teeb ideoloogilises mõttes, aga ju siis naistesse kuidagi suhtuti pehmemalt või suutis ema veenda, et ta võib õppejõuna siiski pädev olla. Ja ta tegi seda tööd suure armastusega oma õpilaste ja tudengite vastu. Aga tõepoolest niimoodi, et isa töötas omaette, ema käis siis toonases pedas, andis joonistamisõpetajatele tunde ja ka toonases kunstiinstituudis arhitektidele minu meelest, kui ma ei eksi, kas joonistamist, maalimist, kunsti, kuna ju toona üks vabakutseline kunstnik, meil ei olnud sellist kaubapakkumist nagu praegu, nii et ainuüksi selle kartongi ja värvide saamine oli juba teema või lõuendi saamine ja selleks oli vaja olla kunstnike liidu liige, mida isa oli, kunstifondi kaudu siis kuidagi see varustamine käis ja muidugi oma ateljee omamine, see oli ikka puhas luksus toona. Seda paraku isa ei saanudki. Isal oli ateljee kodus? Isa tegelikult ateljeed õieti ei olnudki. Ta töötas mingil määral kodus, meil oli
kahetoaline korter. Selles kahetoalises korteris pidid siis 2 tütart, isa, ema ja vanaema ära mahtuma ja siis isa veel ka kuidagi töötama mingis toanurgas. Aga kuna õlivärvidega töötamine teatavasti on ka igasugused värvid, lõhnad, eks ole, et siis vanemad nagu seda väga kodus teha ei tahtnud ja isa taotles ateljeed, aga kuna selline minevik nagu tal selja taga, nagu ei kuulnud ta esikunstnike nii-öelda ritta järjekorda ja pika ootamise peale sai ta ühe ateljee. See on tänase Magdalena kliiniku kandis oli ühes puumajas, ma olen seal käinud, see oli väga külm ruum ja üsna kole ja kõle ruum. See meenutab mulle natukene nende pallaslaste algust, kuidas Pallase kunstikool alustas ja kui palju on räägitud nendest töötingimustest, et kuidagi seda kunstnike põlvkonda, sest isa ju ka oma hariduse alguse hetkedel ju on väga palju ju mõjutatud sellest Tartust ja see ju kõik läheb tagasi Tartusse, eks ole, kus kogu see modernismi laine meie kunsti väga suuresti tuli ja see Pallas, mis meie kunsti selle jälje nagu jätnud, et see natukene see, ma ei saaks öelda nälgiva kunstniku, aga mingit pidi sellise vaese ja pisut niisuguse kannatava kunstniku jälg on meie kunstnike esimesel põlvkonnal väga suuresti ju juures olnud. Hiljem muidugi kõik see, ütleme, see modernismi ihaalus ja see maailma ihaalus ja see Pariisi ihaalus ju saigi ju saatuslikuks, eks ju, ka sellele väljasaatmisele, et need olid võib-olla sellest väljasaatmisest ka nagu natukene räägid, et siis me saame sellest sellele pisukese tausta, et miks ta konkreetselt siis represseeritud oli, milles isa süüdistati, miks nad välja saadeti, et see oli mõni kentsakas tobe isegi olukord mingit pidi, mis neid fabritseeritud põhjuseid, et siis teatud intelligentsuse astmega kodanikkonda Eestist välja saata leiti ohtrasti. See on sedavõrd absurdne tänases maailmas, et seda on isegi raske sõnades välja öelda. No kujutage ette tänapäeval, et ütlevad noored tudengid, kunstitudengid, et me tahame sõita Pariisi, et külastada Louvrit. Ja teid saadetakse sellepärast elu parimateks aastateks 7 aastaks Siberisse. Ma ei oska siia rohkem midagi lisada, see on niivõrd nonsense. Ja öeldi, et nad olevat tahtnud mingit Hiiumaa lennukit kaaperdada ja mida iganes ja ma tean, et kunagi ema väitis, et oma nooruslikus huljuses olevat tema ülekuulamisel, kuna see kõik tundus nii tope, eks ju. Nii totter ja nii absurdne, et see ei saa olla võimalik. Olevat visanud jala üle põlve ja öelnud ülekuulajale, et kavatsesime küll ja me mõtlesime, et me läheme üle Hiina. Ja midagi absurdsemat enam ei oska lisada. Nii et nii see oli ja kui nad tagasi jõudsid, siis ma võin öelda 9 kuud pärast seda sündisin mina. Nii et täpselt nii see oligi. Ja mis sa enne mainisid selle niinimetatud või nii-öelda vaese kunstniku kohta, ma pean ütlema, et jõukust meie peres tõesti ei olnud toona, kuigi mõlemad vanemad, nii ema kui isa, olid pärit heas mõttes haritud kodanlikest perekondadest, kes olid töötanud ennast ise heale järjele. See ei olnud kuskilt taevakingitusena tulnud, nad olid ise end üles töötanud, aga paraku isa lapsepõlvekodu hävis praktiliselt pommirünnakus 44, see oli siin praeguse Välisministeeriumi taga enam-vähem kesklinnas ja nii tuli praktiliselt nullist alustada tagasi tulles.
ja nii ka nullist alustati ja kui peres on kindla sissetulekuga ainult üks abielupool ja teise sissetulek sõltub tööde tellimistest, võimalikest ostudest, kusjuures toona ju mingit riiklikud tellimused, eks ole, et seal ei olnud ka ju sellist, kõik oli ju väga normatiivne, mida sa võisid teha ja kuidas sa võisid teha ja kas sa suutsid konkureerida kõikidele nendele tellimustele ja kas sinu kavandeid aktsepteeriti, et sa said selle tellimuse, on ju? Absoluutselt, mulle meenub siinjuures Jaha Komissarovi ütles ka noorema kuulaja jaoks, et toona ei olnudki midagi muud peale riikliku kunsti. Ja osteti ka ainult seda, millega mingi komisjon nii-öelda nõustus, leppis, mille komisjon heaks kiitis ja sealt tuli siis sissetulek sellele vabakutselisele. Nii et riiklikes kunstipoodides nii-öelda said sa siis oma teoseid mingil määral müüa, et selle põlvkonna kunstnikud on rääkinud sellest näitusetööst ja müügitööst, et olid need lilled ja loodused, mis olid väga siis tollel ajal nagu heas mõttes represseerimatuks teemaks kuulutatud ja mis võisid ilusti kodu kaunistada ja mida võis südamerahuga maalida, samas kui see väljakutse või see sisuline väljakutse oli milleski muus. Aga siinkohal on võib-olla sellest sisulisest väljakutsest huvitav rääkida sinu isa meremaalide nurga alt, sest et meri ühtpidi tolles ajas selline süütu teema, aga teisalt see, mida isa nende meredega on teinud, on omaette kontseptuaalne väljakutse olnud talle, et ta ju kõik need nurgelised mered, need lainetavad mered, millel mingit pidi mere tegelikkusega ei ole midagi ühist, aga kus ta siis tema sõbra Olav Marani sõnul, kes sellest ka kunagi rääkis, et kuidas nad Roodega olid käinud kuskil Vääna-Jõesus merd maalimas ja olid seal mõned päevad oma nende maalikastidega olnud, sest Henn Rooder oli vaja ilmtingimata aru saada, millest see meri koosneb, mis on selle mere struktuur, kuidas teda struktureeritult maalida ja pärast paari päeva seal olemist oli ta siis Maranile öelnud, et see ei ole midagi muud kui ainult üks paljas vesi ja selle peale oli ära mindud, nii et Olav Maran seda mingid aastad tagasi seda juttu rääkis, et see ei ole midagi muud kui ainult üks paljas vesi. Aga samas selle palja vee teemal on valminud äärmiselt põnev seeria meretöid. Mis sa nendest täpsemalt ise räägiksid, sest teil olid ju ka suvised käigud mere ääres ja see ilmselt isa merd analüüsimas, merd maalimas oli väga lähedane ka sulle. Aga ühesõnaga me tunnetasime merd mitte kui barjäärina muu maailma suhtes, et siin lõpeb nüüd maa ära, et siit kaugemal ei saa, vaid vastupidi, meie jaoks oli meri midagi ühendavat. Ja meri ühendas meid, mina tunnetasin seda sügavalt nii, tunnetan siiamaani, et meri ühendab meid muu maailmaga. Meri oli võimalus ja see oli seesama meri, mis uhtus Rootsimaa, Soomemaa, Saksamaa, võib-olla kaugemal Prantsusmaa, Inglismaa kaldaid ja meie Orajõe kaldaid ja ma tundsin, et me oleme kuidagi läbi selle ühendatud selle Euroopaga, kuhu me nagu olemuselt kuulume, mis on meie olemusele omane see kultuuriruum, kultuuriruum. Võib-olla see vabaduse vajaduse
tunnetamine läbi selle mere samamoodi väljendus isaloomingus, sest et täna, kui sa ühe meretöö veel sellele näitusele, mis meil siin seintel on, juurde tõid, siis nagu sa ütlesid, et isa probleem oli kogu aeg see, et sinule kui tema pärandi hoidjale on see suur küsimus, et ta ei signeerinud, ta ei kirjutanud pealkirjasid taha ja ta ei kirjutanud ka seda, mis aastal või mis ajal see töö on tehtud, et me võime seda eeldada ja järeldada, et siin on üks meri, mis eeldatavasti on 60ndatest aastatest, ilmselt 60ndate aastate teine pool, mille taevas on sinimustvalge, et me nimetasime selle pildi siis siin sinuga koos meri sinimustvalgega. Et see sinimustvalge on väga erinevate kunstnike loomingust kusagilt vaikselt nurkasid pidi läbi käinud ja selle töö taevas on see niivõrd selgelt olemas, et kas sa olid sellele ennem ise tähelepanu pööranud? Tegelikult ei olnud, ma märkasin seda alles siis siin praegu, kui me seda tööd üles panime, et tõepoolest see sinimust valge triip, eks see ihalus, see tundus toonases ajas midagi nii irratsionaalset või nii ebareaalset, midagi isegi selles suunas mõelda, et jah, aga see ihalus oli kuskil sügaval sees ja ilmselt vanemate poolt ka meile edasi antud, aga just selle juurde, mis sa mainisid nende tööde signeerimise osas, see vastab tõele ja see paraku on tõesti isaloomingule hästi iseloomulik ja praegu nii-öelda järeltulijatele ja perele ühesõnaga peavalu valmistav selles mõttes, et nagu sa ennem ütlesid, et kommertsi suhtuti kuidagi niimoodi, et sellega me ei tegele ja see oli väga pluss-miinus hoiakud, et isa nagu sellele küll kunagi ei mõelnud ilmselt, et tema tööd võiks huvi pakkuda võib-olla laiemale ringile kui ainult enda nii-öelda sisemised uurimused ja ta ei signeerinud oma tööd. Ta ei kirjutanud ka aastaarve taha, mõningate eranditega. Samas on meil ju siin näitusel ühe tollase sellise tuntud poksija Martin Linnamägi portree, millele sa tähelepanu juhtisid, et see on üks väheseid töid, kuhu on väga täpselt isa käega taha kirjutatud, kellega on tegu. Jah, see on huvitav töö esiteks juba sellepärast, et kunstilises mõttes või isa käekirjale omaselt on ta lahendatud väga, väga huvitavalt ja minu meelest hästi, ma ei ole kunstiteadlane hindamaks, aga isale väga iseloomuliku käekirjaga portreena. Ja teiseks tõepoolest, see on üks väheseid töid, kus on taha kirjutatud, mille isa on esiteks signeerinud, tagaküljel on tema nimi, aasta, ja vist ka töömõõdud olid seal kirjas, isegi sünniaasta ja siis portreteeritu nimi. Ja väike küsimusmärk tekkis muidugi sellega, et kui ma seda tööd omal ajal vaatasin, et huvitav küll, et millest selline sportlase portree, et isa oli küll sportlik, aga ta ei olnud sporditegija ega sportlastest tuttavaid ka ei olnud, aga ma lihtsalt oletan, et see võis olla üks tellimustöö võib-olla ja kus siis peaks olema kujutatud Nõukogude sportlast, aga paraku Martin Linnamägi ei näe sellel pildil üldse välja nõukogulik sportlane, ta ei ole ei dressides, ta ei ole suurte musklitega, aga miks isa just selle mehe valis? Võib-olla sellepärast, et nad olid koolikaaslased, et Martin Linnamägi, nagu ma interneti abil teada sain, käis samas Vestholmi gümnaasiumis, valdas võõrkeeli suurepäraselt
mida ju ka tingimata boksi alt ei oota ja oli Tartus õppinud õigusteadust. Ja ilmselt selle koolikaasluse alusel isa siis palus tal poseerida, aga kuna töö ei tulnud nii nõukogude sportlasena välja, siis väga võimalik, et seda lihtsalt ei võetud vastu ja sellest ajast ta jäigi lihtsalt isa tööde hulka seisma. Pigem on see jah, tõesti selline ajastumõtlik portree, aga mis Henn Roode portreesid ühendab, võiks öelda, et siinkohal see tema eksperimentaalne, pisut isegi kubistliku joonega käsitletud käekiri, nii tema autoportreedes erinevates, sest ta on ju üks enim autoportreesid teinud kunstnik üldse Eesti kunstipildis ja sa oled maininud, et sellel oli ka see põhjus, et modelle ju võtta ei olnud ja ise endaga peegli ees seista sai alati ja ise ennast modellina sai kasutada alati. Nii et Henn Roode jaoks on see portree muutunud mingit pidi ka taaskord selliseks kontseptuaalseks väljakutseks, nii et kui me räägime kontseptualistidest kunstis, keda iseloomustab siis ehk ühise joonena see, et nad töötasid seriaalselt, see võib-olla selles ajahetkes võib teda ka omamoodi kontseptualistiks pidada, et rääkides linnade seeriatest, merede seeriatest, tema abstraktsetest katsetustest, sest mingeid niisuguseid põhiteemajooni me võime tema loomingust ju välja tuua, ta on ka ehk Eesti kunstis üks enam figuraalkompositsiooni viljelenud kunstnik, mingit pidi niisugusest anonüümsest distantsist küll, nagu tema tuntud muuseumis olev teos ju Turg ja kus ta loob selliseid inimgruppe, neid väga personaliseerimata ja sellega väljendab oma teatud selliseid hoiakuid, et mingite masside suunas mõtlemist, et palju see indiviid ja persoon siis nagu suhtes selle massiga ja selle sarnasusega ja selle massi sarnasusega, mida tegelikult ühiskond ootas, et me kõik oleme väga võrdse puuga mõõdetud, et siis see üksiku ja üldise suhe läbi portree ja läbi ka figuraalkompositsiooni tema loomingus laiemalt on minu meelest väga tähelepanuväärne moment, mille järgi võiks ka ajastu psühholoogiat natukene analüüsida, et siinkohal see Martin Linnamägi portree on ehk erinäoline just seetõttu, et ta kuidagi läheb sellele persoonile lähedale, aga samas ta üldistab läbi selle persooni seda teatud endasse tõmbumist ja ajastu mõtlikkust, et minu jaoks mingit pidi on ta ise ja tema enda tunded ja tema enda eluhoiakud ka läbi selle portree välja toodud. On sul omi mälestusi, jutuajamisi, midagi konkreetsemat, mis isa ja portree loomingut oma vahel seob? Jaa, absoluutselt nõus sellega, mis sa ütlesid portreede kohta laiemas plaanis ja ka autoportreede kohta. Ma arvan, et ma pean siia juurde rääkima ühe veidi naljaka loo. Kuna meil on õnne olnud pikemalt Kesk-Euroopas viibida ja ka seal muuseumides ringi käia, siis kord ma kuulsin muuseumis ühte kuraatorit tutvustamas kellegi autoportreid ja ütlemas, et no see pidi olema küll edev kunstnik, et tal on nii palju autoportreesid. Ja ma suutsin ennast vaevu tagasi hoida ja mõtlesin, et mõelge kõigepealt pragmaatilisemalt, et vahel võib olla suurtel asjadel väike pragmaatiline põhjus, et tõepoolest ka esiteks kunstnikuna, kui sa tahaksid modelli kutsuda, sul peaks olema korralik ateljee, kuhu teda kutsuda. Isal oli hiljem küll ühisateljee toreda kolleegi Lembit Sarapuuga ja vist ka Mait Summataavet jagas seda ateljeed. Aga ühisateljee on midagi muud kui privaatne ateljee, kus süveneda. Teiseks peab olema ka raha, millega modellile maksta. Ja
kolmandaks, kuna me olime pikad suved maal, siis 3 kuud polnud ju kuskilt nii väga modelle võtta. Võib-olla mõni üksik talumees või talunaine ja siin meenub mulle üks väga suurepärane portree. See on väikese formaadiga pilt, mille isa on teinud ühes rannakülas ja minu meelest see portree on niivõrd kuidagi minule südamesse minev või minu meelest ma võiksin öelda, et nagu Eestimaa talunaise, kaluriküla perenaise, kaluripere perenaise tõeline kokkuvõte. Et ma näen selles läbitöötatud näos raskeid aastaid selja taga, kuidas see naine võis oodata meest merelt teadmatuses, kuidas ja kas ta tagasi jõuab, kui on tormine, kui tuli teha kõik talutööd endal, sest mees oli merel, kui tuli lapsed üles kasvatada, loomad hoida ja minu meelest kõik see kuidagi peegeldub selles näos ja samas on selles niisugune tugev elujõud ja tugev elurõõm. Aga isa tõepoolest tegi palju autoportreesid, väga palju ja ka selle põhjus ongi võib-olla see lihtne lause, et ise oled sa ise endal alati käepärast, et võta ainult peegel ja vaata ja hakka tegema ja nii ta oligi, et kui väljas tõesti vihma sadas, siis isa võttis peegli, ma mäletan seda täiesti ja hakkas joonistama iseenda autoportreed või ühesõnaga töötas aga see ei olnud mitte ainult pragmaatilisel põhjusel, vaid see oli ka talle omane viis iseenda kaudu püüda seletada inimest, inimloomust, maailma iseennatast aru saada, et see oli ikka ka sisuline mõttetöö seal juures. Kunstnikele on olnud see laiemalt tegelikult ka iseloomulik ühe ja sama portreteeritava erinevaid seisundeid ühes ja samas teoses isegi koondada. Graafikast me võime Edward Viralti ju välja tuua, kes seda on teinud, et see süvenemine kas teisesse või endasse ja see sama ühe niisuguse psühholoogilise kogumi mitmeid erinevaid tahke ja külgi välja tuua ja selles ühes ja samas kogu aeg seda muutumist ja seda erisust ja seda nüansseeritust näha, et ilmselt on ju isal ka need portreed, kui neid tema autoportreesid endale ette kujutada. Meil ka sellel näitusel on tegelikult 2 täiesti erinevat autoportreed, kus ta ühel vaatab vastu sellise ennast kunstnikuna loovana, eks, et baretiga ja natukene mängides ehk selle kunstniku tüpaažiga ja teine portree siis, kus ta tegelikult mingit pidi nagu, ma ei saaks öelda, lõhub oma ilmet, aga liigendab ja vaatab seda läbi niisuguse konstruktiivse geomeetrilise joone ja püüab läbi selle joone siis väljendada seda mingit emotsionaalset rütmistikku ehk mis siis ka meiega kaasa tuleb. Üldiselt portreede osas tõepoolest, kui sa ennem rääkisid suurtest kompositsioonidest ja massist ja üksikisikust, siis unifitseerituna ei kujutanud isa inimest mitte kunagi. Et teda huvitas nii-öelda maailm loodusest kuni inimhingeni. Et loodusest inimesteni ja inimene ikkagi konkreetse persoonina, mitte lihtsalt ühe figuurina võib-olla. Aga samas näiteks aktide juures on isa lahendanud jälle ilmselt
kunstispetsiifilisi probleeme, mida võib-olla kunstiteadlased oskavad paremini selgitada või sõnastada. Ja paraku ei ole isa tehtud aktid ka mitte sellised ilusad müügitööd, kus oleks niisugune pehmete vormidega kaunis naine pildi peal aktina, vaid vahel isegi päris pelutavad figuurid, aga see lihtsalt on tema väga ainulaadne käekiri ja ega ma ei ole väga selliseid seda laadi akte väga palju näinud kuskil mujal. Pigem ongi ka selles aktis ehk avalduv see tema tüpaaži või üldse inimese üldistus, et see figuuri üldistus, et me võimegi siis võib-olla välja tuua, et portree, kus ta süvenes läbi ühe tegelase mingisugustesse suurematesse psühholoogilistesse üldistustesse või pretendeeris suuremale psühholoogilisele üldistusele, näiteks ka ajastus või kui me räägime kas või sellest sportlase portreest. Ja teine asi siis figuur kui kontseptsioon, figuur kui idee, mis mängib kaasa või annab talle võimaluse valguse ja varjude ja rütmidega mängida, aga roode valgus ja vari ei ole selline renessansilik valgus ja vari, kus me räägime heletumedusest ja pehmetest ülekandmitest ühest värvi äärest teise, vaid me räägime valgusest ja varjust kui värvi jaotusest teose pinnal, et heledamate ja tumedamate pindade sellisest liigendatud vaheldumisest. Ja see on just tema käekirjale hästi iseloomulik, see mingit pidi niisugune laiguti maalimine, kust värviteooriat ja valguse teooriat teades võib lugeda välja seda sama väljakutset, kuidas seda ruumi läbi valguse ja siis kompositsioonirütmid teisiti lahendada, mis on üks modernismi või klassikalise modernismi põhimõtteid, et kuidas teisiti kujutada seda realistlikku maailma. Sama on ta teinud ka ju väga selgelt oma linnavaadetes, mis on ka üks hästi oluline osa tema loomingust. On sul mõni linnavaade, mida sa isa tööprotsessist mäletad, vaadates siis sellise tüdrukuna isa selja taga, kuidas ta maalis linna ja mõeldes, miks ta seda nii maalib või tundes ära mõnda kohta, mis äkki päriselt selline ei olnud, nagu ta isa pildilt vastu vaatas? Mul on täiesti selgelt isegi meeles üks kord, kui isa võttis mind kaasa, ju mind polnud siis kuskile panna parasjagu, et isa võttis mind kaasa, kui ta läks maalima ja see oli ilmselt 60ndate alguses, kui me polnud kolinud veel rohkem kesklinna, vaid elasime Kalamaja alguses umbes trammipöörangu kohal seal Põhja-Puiesteel, kus praegu on peaaegu et EKA hoone. Ja seal kandis ema vanemate ehk siis meie vanavanemate juures ja isa läks sinna trammitee äärde maalima ja seal ma mäletan olid kastanipuud ja suur kastani allee ja Oleviste kirik paistis taamal ja ma mäletan, et mul oli päris, ega ma seal ennast mugavalt ei tundnud, sellepärast isa oli maalikastiga seal väljas ja inimesed käisid mööda ja vaatasid, et mis ta siin teeb ja mõni võib-olla kommenteeris ka, et no siis tramm pole ikka päris täpselt selline, jah, nagu ta pildi peal on või et vaadake, see puu on ikka kirikust rohkem vasakul või paremal ja noh, mina siis pidin seal mingi 5-aastasena kaasas olema ja nii-öelda kuidagi õigustama isa tegevust, et
need vagunid olid just sellised, nagu tema maalis. Mingi selline elamuslik meenutus mul on, aga tõepoolest sealt Kalamaja kandist on päris palju selliseid linnavaateid ka, mis on nagu kord Aguli nime all, kord lihtsalt linnavaate nime all, sest isa nendesse nimetustesse ka väga nagu ei süüvinud, et kuidas seda nüüd nimetada parasjagu seda tööd. Aga just seal kandist selle trammipöörangu juurest ja palju töid on ka muuseas nii-öelda, selle kohta võiks praegu öelda Viru ring. See tähendab vaatega Narva maanteel Kadrioru suunas või siis Pärnu maantee suunas, Draamateatri suunas, ma tean, ja selliseid linnavaateid ja muuseas ka meie koduaknast, Raua tänava koduaknast Toompeale on päris mitmeid vaateid ja päris mitmed neist on ka vist publikulegi teada või igatahes mõned kuuluvad kindlasti ka Eesti Kunstimuuseumi fondidesse, kus on üldse väga suur kogu isa töödest. Me rääkisime ka sellest, kui tulles tagasi võib-olla natukene selle koduse miljöö juurde ja nende vaadete juurde, mis avanesid Raua tänava korteri sealt kõrge korruse akendest, kus ma olen ka käinud, siis ma isegi mäletan seda ühte natüürmorti, mis meil muuseas sellel näitusel ka väljas on. Minu meelest oli see teil kodu seina peal, kui ema veel elus oli, et need natüürmordid olid ka omamoodi väljakutseks Henn Roodele, mis võimaldasid tal siis teatud selliseid loomingulisi eksperimente ellu viia, et kui me räägime selle näituse natüürmordist, kus see ruuduline vakstu lina, mis nõukogude ajal oli ju hästi popp, kõigil olid vakstud laua peal ja laud oli kena ja puhas ja lihtne oli lappiga üle tõmmata, et kuidas ta sellest vakstust on teinud täiesti mingisuguse oma maailma ja kuidas need ruudud selle vakstu lina peal muutuvad peaaegu et optilise kunstina võetavateks, et kas sa neid natüürmorte ka mäletad, kas sa mäletad, et isa seadis neid laudu koduselt või need esemed olid teil kodus, et tunned sa neid ära, on sul neid esemeid alles, on sul mingid isiklikud mälestused nendega? Esemeid on isegi alles täiesti ja ma täiesti tunnen ära, et siin pildil on mingi see keraamiline tops või vaas ja ühe me isegi vist paigutasime niimoodi, et kuidagi pildi ette kodus, et siin ongi see keraamiline alus, mis siin pildil on kujutatud, aga taustaks nendele koduste objektide kujutamisele, natüürmortidele võib-olla veel seda, et nagu ma ütlesin, isa töötas peaaegu et kogu aeg, kui ta parajasti ei lugenud või kui me ei käinud niimoodi perega jalutamas või ta üksinda ei käinud lihtsalt ennast tuulutamas ja jalutamas. Ja mis oli käepärast, olid kodused esemed ja neid sai alati kuidagi lauale seada ja lihtsalt hoida ka, ta joonistas väga palju, neist on ka väga palju joonistusi, lihtsalt hoida kätt töös, mis on ka ilmselt kunstnikule vajalik oma joonistamisoskuse ja käe liikuvuse hoidmiseks ja mis iganes, see võis olla käekell, mille ta võttis käe pealt ära või mingi teekann või kohvikann või koorekann, tass, klaas, vaas, mis iganes ette jäi, kas või prillid ja prillitops. Neid ta joonistas, aga kui ta hakkas tõesti sellest
maali tegema ja maalima, siis ta valis neid esemeid, paigutas neid, arranžeeris nii-öelda laua peal selle natüürmordi kokku, võib-olla kasutas seal mingisuguseid kangaid veel lisaks, paigutas nii-öelda läbimõeldult või kuidagi täiesti töötas selle paigutusega ennem, kui ta maalima hakkas. Ja need esemed on mul kõik teada ja tuttavad lapsepõlvest täiesti absoluutselt. Ka see ahjupott, mis meil siia seinal on? Täiesti. Võiksin sellega, kui ma oleks hea kokandaja, võiksin sulle maitsva roa valmistada. Kui vana sa olid, kui isa suri? Ja see on nüüd kõige valusamad küsimused. Mina olin siis lõpuklassis, oli jõuluaeg ja ma olin 16, õde oli paar aastat noorem, 2,5 aastat noorem ja kogu see viimane aeg, isal oli siis juba operatsioon olnud suvel. Viimased kuud olid ikka väga valusad, väga rasked. Isa ju suri hästi raske haigusega. Jah, see oli maavähk ja sõnaga millegi sellise üleelamist ei soovitaks mitte kellelegi tõepoolest. Nii et tagantjärele ma isegi imestan, kuidas me selle üle elasime ja eelkõige kuidas ema selle üle elas, sest et temal olid ju 2 teismelist tütart ohjata ja 1 kooli lõpetamas ja ülikooli minemas kohe edasi ja nendega hakkama saamine, aga me saime hästi ja ilusasti hakkama, kuigi see oli meeletult raske aeg ja tagantjärgi vaadates toona tundus 16-aastasele, et 50, no see on juba kõrge vanus, siis nüüd tagantjärele vaadates ma vaatan, et see on väga noor iga minemiseks, et sellest on väga-väga kahju ja isal oligi nagu sünnipäev just olnud ja juubelinäitus veel kunstihoones üleval ja sealt samast keskelt saadeti ära ka, nii et see oli nagu väga raske aeg. Et tegelikult see oli enam-vähem samal ajal 50 aastat tagasi. Jah, tõepoolest, kui sa nii ütled ja jumala eest, jah, nii ongi. Täpselt, sest 100 sünniaastapäev ja 50 aastat sellest lahkumisest. Ja kui ma nüüd nendele aastaarvudele mõtlen, et tulla taas sellest hoopis teise mõttearenduse juurde, siis ma mõtlen ja vaatan kas või neid abstraktseid töid, siis ma mõtlen, et väga kaasaegne. No, et see teebki selle loomingu tänases päevas niivõrd aktuaalseks ja niivõrd vaadeldavaks. Kui me vaatame täna, kuidas kunstnik mõtles, kui sügavalt, siis on see tõesti väga kaasaegne. Kuidas ta oma maaliruumi koondas või lõhkus, et need koosolemised ja lahusolemised on tõesti tänase päeva teemad. Siinkohal me võiksimegi oma jutuajamise lõpetada, jäädes nende mõtete juurde, mis on meid toonud Henn Roode 100. sünniaastapäeva näitusele siin ja praegu, kus on väga oluline, et me eksponeerime teoseid just kunstniku perekonna kollektsioonist, et sellest otsesest allikast, intiimsest ja autorile väga lähedal seisnud keskkonnast, kutsudes meid ju küsima, et mis on selle kunsti väljakutse laiemalt
millele üks mees terve oma elu otsustas pühendada.